Keskaegne Tartu oli mitme rahva linn. Üldse Eestis keskajal suuremates linnades, mille kohta meil on teadmisi, elasid umbes pooleks sakslased ja teine pool olid siis mitte sakslased, valdavalt kohalikud. Tartus, nagu ka hilisemal ajal, lisaks sakslastele ja eestlastele on elanud venelasi, keda siis linnaga sidus eeskätt jõe sidus tegevus. Pihkvaga olid Tartul ju tihedad kaubandussidemed keskajal. Kuidas need erinevad rahvad siis omavahel läbi said, keda peeti omaks ja keda peeti võõraks? Sellele küsimusele on päris raske vastata, sest meil ei ole ju allikaid peaaegu üldse inimeste omavaheliste suhete kohta. Aga kirjalikest allikatest teame me seda, et neid, kes ei olnud sakslased, kutsuti kirjalike allikate põhjal mitte sakslasteks, Undeutsch. Ja see tähendab ühtaegu mitte ainult rahvust ja keelt, vaid tähendab ka sotsiaalset staatust. Need mittesakslased on madalamast seisusest kui sakslased. Keskaja alguses, 13. sajandil, nii palju kui meil väheseid allikaid on, arheoloogilised peamiselt, see vahe eestlaste ja sakslaste vahel ei olnud vast nii terav kui hiljem. Keskaegse linna puhul on algusest peale olnud loomulik see, et eestlased ja sakslased ongi koos elanud ja nii on sellega juba ka harjutud. Aga oma ja võõra puhul peame kindlasti arvestama sellega, et nii nagu praeguses ajas on ka keskajal olnud väga erinevad identiteeditasandid. Üks on keel ja kultuur, teine on usk, kolmas on tegevusala, neljas on elukoht. Naabrid, sugulased, tuttavad, kõik need on mänginud kaasa oma ja võõra mõiste kujundamisel inimese isiklikul tasandil. Ja mida meil praeguses ajas enam oma ja võõra määratlemisel väga ei ole, on kindlasti usk, kas katoliiklased või õigeusulised, ja teine tasand, mis Tartus võis ka olla, on olnud Toomemäe rahvas ja Alllinna rahvas.